Eesti autoturu värskeim tulija on Dongfeng, üle 55-aastase ajalooga Hiina autotootja. Kohe aga vaatame, millised mudelid meile Eestisse jõuavad. Miks ABC Motors otsustas uue autobrändi Dongfengi Eestisse tuua? No me avasime kõigepealt, kus see lugu alguse sai, avasime Harkus siis Aiapõik 2 oma uue kasutatud autode keskuse. Kolisime Kadakateelt ära, nüüd meil on täitsa oma maja. Ja siis meil oli siin piisavalt ruumi ja vaatasime, et siia võib-olla mahuks midagi huvitavat veel. Ja kuidagi samal ajal tuli ka siis mõte või pakkumine, et hakata Eestis esindama siis Dongfengi. Ja see Dongfeng, eestlastele arvatavasti midagi eriti ei ütle, minule vähemalt enne ei öelnud, aga see on tegelikult üks väga pika ajalooga Hiina autotootja, nad on tootnud autosid üle 50 aasta ja neil on siis nüüd praegu Eestis 4 erinevat brändi, mida nad siis toodavad ja müüvad, eks. Ja sealt see alguse sai. Nüüd on nad siin kohal olnud umbes paar nädalat, inimesed on mõned proovida saanud ja tagasiside on olnud siiamaani küll hästi hea. Millised mudelid Dongfengi valikus on? Hästi erinevad. Kokku on meil nüüd siis kas juba kohal või kohe varsti tulemas 14 erinevat mudelit. Nii et see on korraga ikkagi väga suur amps ka meil siin haugata. Alates hästi väikesest linna elektriautost, Dongfeng Box siis, kuni siis suurte mahtuniversaalideni, mis on üks päris mahtuniversaalid, kuhu mahubki 7 inimest sisse. Kas see 14 sinna hulka kuuluvad ka need alambrändid või Dongfengil ongi 14 erinevat mudelit? Ei, see on ikka koos nendega, et seal on siis Dongfeng ise, siis on Voyah, siuke natuke luksuslikum bränd, siis on Forting, mis on selline keskklassi auto ja siis on M-Hero, mis on siis sellised hästi suured luksusmaasturid. Kui sa otsid endale täiselektrilist maasturit, nagu päris maasturit, millega silma paista ja mis erineks nii-öelda massbrändidest, siis see M-Hero on, ma arvan, üks kõige ägedamaid valikuid. Kui sa vaatad mu nägu, siis ma pean tunnistama, et ma tõesti ei saa oma naeratust kuidagi siit alla suruda, sest see auto on nii äge. Ja iga kord, kui ma siit kuskilt pööran tänavate vahel, siis sa näed, kuidas inimesed lihtsalt vaatavad järele. See suur monstrum läheb 0-100 kõigest 4,2 sekundiga. Ehk sellel on 1088 hobujõudu. See on lihtsalt ebareaalne. Mis siin salata, Hiina autotootjad oskavad autosid teha. Vähe sellest, et nad panevad suurt rõhku välimusele, siis on ka seest hästi läbimõeldud. Kõik need kihvtid funktsioonid, siin on lihtsalt nii palju avastamist. Sellel autol on loomulikult kõik erinevad sõidurežiimid. Need ei ole lihtsalt nupuna, nad on sellise massiivse kangina. Sul on nii mugav iste. M-Hero on nagu tõsiselt massiivne, äge. Mul lihtsalt ei jagu sõnu. Võib-olla kokkuvõttes võibki öelda, et tegemist on tänavalegaalse tangiga. Mis hinnaklassis need autod üldse olemas hakkavad? See hinnaklassi vahemik on ka hästi lai. Nad hakkavad peale sellisest 22 000 ja lähevad kuni üle 170 000. Nii et väga erinevad hinnad on. Kas Hiina autotootjad või Hiina autosid tuleb veel eestlastele nii-öelda maha müüa või on hakatud aru saama, et tegemist on kvaliteetsete autodega? Eks ikka on seda võõrustamist, et ma ei oska veel nagu päris täpselt selleks kliendi tagasisidet anda, kuna neid ei ole veel ju eestlaste käest sõitmas olnud siin pikemat aega. Garantii osas meil endal sellega kahtlust ei ole, sest et kui sa vaatad selle auto koostöö kvaliteeti, vaatad neid, ma ei tea, ukse vahesid nii edasi, siis on näha, et see tõesti on hästi tehtud, sest see Dongfeng ei ole mitte kuskil Hiina nurgas omaette toimetanud, eks ju, vaid nad on teinud tegelikult juba aastaid hästi erinevate Euroopa autotootjatega koostööd. Ka viimane Nissan Navara näiteks tuleb sealt samast ja kannab Dongfengi märki. Et nende oskused ja kogemused ja samamoodi näiteks mootorid, et nad kasutavad seal Honda mootoreid, Mitsubishi mootoreid ja nii edasi, et seda kvaliteedi kartust meil endal ei ole. Nendel autodel on siis tehase garantii 5 aastat 150 000 kilomeetrit. Elektriautodel on siis aku garantii 8 aastat või 200 000 kilomeetrit. Nii et me ise küll usume, et need on väga korralikud autod.
no suur hirm paljudel on ka just see järelhoolduse poole pealt, et kas neid varuosasid on saada, et kaua sellega ootama peab, kas see on täna üldse probleem? Dongfengi puhul õnneks ei ole, kuna nad on teistes Euroopa riikides juba ammu olemas, siis on Hollandis hästi suur varuosaladu ja et ühesõnaga ma arvan, et sellega ei teki mitte mingisugust probleemi, need jupid on kõik olemas. Kui Lätis on üle 100 Dongfengi juba müüdud, et kas see näitab mingisugust märki, et ka meil Eestis võib see populaarseks osutuda? Ja, no eks see oli ka üks põhjus, mis andis meile selle julguse seda marki Eestis esindama hakata, et kuna Lätis on nad nüüd juba üle aasta olnud müügil ja tõesti neid on 109 vist oli siiamaani müüdud, et siis tõesti me arvame, et see ei peaks olema Eestis ka mingisugune probleem nüüd müüa. Et kui jutt kokku võtta, siis garantii on olemas, varuosade probleemi pole, et tegelikult tule vali välja ja tee proovisid. Ja, ma soovitangi hästi tulla proovima neid, et nad on, tegelikult Eesti inimesel ei ole väga paljudel ju mitte mingisugust kogemust Hiina autotootjaga, et need mudelid on meil kõik proovisõiduks valmis siin Harkus Aiapõik 2, et tasubki lihtsalt tulla ja vaadata, mis see endast kujutab.